Lapsevanem, maailma keerulisim amet. Ja sedasi olid lood juba enne pandeemiat. Paljud vanemad said distantsõppe ajal oma põhitöö kõrvalt olla täiskohaga ka nii mõnegi muu põneva ameti peal. Teistel tuli perega olemise rõõmu ohverdada tööle eesliinil. Sotsiaalministeeriumi soov oli kõigile nendele headele inimestele teada anda, et nende pingutusi on märgatud ning neile ollakse tänulikud. Me kõik saime piirangute abil end turvalisemana tunda, paljuski tänu lapsevanemate panusele. Kuidas ja mida aga öelda, et tänusõnad mõjuksid isiklikuna ning need ei jääks märkamata? Lõime digitaalse erilahenduse, mille abil oli võimalik öelda aitäh nimeliselt nendele lapsevanematele, kelle panus meile hinge jõudis minna. Erilahenduse keskpunktiks oli maandumisleht, mille lasuva vormi kaudu oli võimalik sisestada lapsevanema nimi, keda soovitakse tänada. Maandumislehel sisestatud nimed olid erinevate digikanalite abil nähtavad üle Eesti, jõudes nii väliekraanidele, sotsiaalmeediasse kui Google reklaamivõrgustikku. Lisaks eraldiseisvale maandumislehele kasutasime kampaania käigus ka Eesti ühe populaarseima online-kanali postimees.ee erilahendust, mis lubas nimesid sisestada lausa nende veebipäises. Kampaaniale lisas hoogu selle jaoks eraldi kirjutatud lastelaul, mida jagati nii traditsioonilistes kui ka digikanalites. Oled kõige vingem õpetaja, kokk ja koristaja üheskoos. Ja mis oli kõige selle tulemus? Erilise digikampaania korjasid üles Eesti suurimad uudisteportaalid, telekanalid ning sellele pöörasid sotsiaalmeedias tähelepanu mitmed tuntud eestlased. Tänusõnu edastati pea 10 000 Eesti lapsevanemale ning kampaania laulu video sai vaid mõne nädalaga ligi 150 000 vaatamist. Saime luua digikampaania, mis levis kulutulena ka läbi traditsioonilise meedia ja kõike seda läbi ühe lihtsa, aga võimsa sõna – aitäh!